Tere, minu nimi on Hedi Kaalukirurgia keskusest ja vestleme täna Susannega. Alati on suur rõõm armsaid patsiente tervitada. Aitäh, et tulid. Ma ei oleks siin ära tundnud, kui sa uksest sisse astusid. Kuidas sa elad, Susanne? Hästi. Ma ütleks, et väga normaalset elu elan. Ma ei tea, peale aastat ongi selline tavapärane elu. Me kohtusime sinuga 2023 septembris, mil sa tulid opile. Alustame algusest. Kas see oli kerge otsus tulla maavähenduslõikusele? Kuidas see küpsis ja kust see otsus tekkis? Ei, ta kindlasti ei olnud kerge otsus, et ma olin teadlik sellest juba aastaid tagasi, ma olen näiteks 10 aastat tagasi ja mõte oli nagu juba siis, aga siis ma mõtlesin, et pigem mitte võib-olla ja me ei teadnud sellest nii palju ja siis ma nagu lükkasin seda edasi ja siis see otsus üleüldiselt maavähendusoperatsioonile tulla ei olnudki otseselt midagi, ma arvan, seotud, et lihtsalt tundsin, et võib-olla nüüd oleks lõpuks aega ennast ikkagi nagu kätte võtta ja proovida kõike parandada, et nii tervist kui ma ei tea, enesetunnet. Et siis ma käisin kõigepealt siis haigekassa kulul nii-öelda vastuvõtul, et aega paika panna. Aga siis oli COVID aeg ja see periood pikenes muudkui. Kaua sa ootasid selle järjekorras? Ma olin vist äkki 1,5 aastat enne, kui ma läksin vaatama siis nagu teisi variante. Et ei paistnud toonaga, et see järjekord minuni jõuaks. Ja siis ma läksin vaatasin ka teisi variante. Aga miks sa otsustasid tulla Kaalukirurgia keskus? Kuidas nagu meie kasuks see otsus langes? See oli, ma ausalt, et see ei mäleta päris täpselt, ma arvan, et ma nägin kas mingit reklaami või midagi kuskil ta mulle ette hüppas. Ja siis, kuna see mõte oli juba mul peas olnud, siis ma läksin nagu vaatama. Siis ma mäletan seda, et ma pidin mingit ankeeti täitma või sain mingit ankeeti täita, siis mõtlesin, et hea küll, et ma siis täidan seda. Ja siis mulle helistati suhteliselt kohe, sina helistasid ja siis meil oli hästi tore vestlus ja siis mõtlesin, et okei, et ma siis vaatan, et neid variante, et minu jaoks oli küsimus, et kuidas seda tasustada ja nii edasi, et siis ma mõtlesin, et hea küll, et ma arvan, et see on seda väärt, et tundus nagu, kõik tundus hea, mis sa siit saad, lisaks operatsioonile see üleüldine nii-öelda järelhooldus ka, et siis võtsin vastusotsuse, et ma rohkem edasi haigekassa kulul ei oota, et ma siis tulen ikkagi siia. Et tegelikult haigekassa kriteeriumid olid täidetud, et meil on need natuke erinevad ka, aga et kuidas see kontakt meiega oli? Tulid siia, mis siis juhtuma hakkas? Kõigepealt ma käisin sellel esimesel vastuvõtul doktor Kauri juures toona. Rääkisime läbi, ta tutvustas mulle erinevaid meetod või neid operatsioonitüüpe. Küsis mu käest, et mis mu enda eesmärgid on ja toona ma üldse ma küsiti, et nagu midagi, et mis mu eesmärgid on ja nii edasi ja siis mulle tutvustati seda, et kuhu ma peaksin sellega jõudma ja ma mäletan seda, et toona see ei tundunud nagu üldse reaalne. Need numbrid, et kuhu ma võiksin jõuda ja et mis minu puhul oleks reaalne ja erinevad need topitüübid ja nii edasi, et need ei tundunud minu jaoks üldse reaalselt, sest ma olen terve elu olnud nagu pigem suurem, et siis see oli selline nagu huvitav. Kas see ülekaal saatis sind juba lapsena või mis hetkes see tekkis? Juba läbi elu, et juba lapsena. Kas doktor Kaur ütles ka umbes selle kaaluvahemikku, mis ta arvab, et sa hakkad kaaluma? Ta ütles jah, see oli seal 70 midagi lõpus kuskil seal ja see ei tundunud toona absoluutselt reaalselt. Räägime numbritest, palju sa siis toona kaalusid ja palju siis on nüüd üle aasta veidi on ju, et palju on alla tulnud? Mu tippkaal, mis ma tean, mis ma nägin, oli vist 156 kilo ja enne nii-öelda operatsiooni eelse dieediga alustamist oli ta vist 152 ja praeguseks on ta seal 85. Nii et 60, ma mõtlen 7 vist. See oli väga uhke endale olla, väga ilus tulemus. Ja meie oleme ka, ja oled väga tubli aastaga, on ju. Kas sa tunned hästi ennast oma kehastana? Jaa.
ja ma tunnen väga hästi. Sa näed väga hea välja, ma pean ütlema. Räägime siis, konsultatsioonil käisid ära ja siis ilmselt operatsiooni aja panime paika. Ja minu jaoks üks põhjus veel, miks minu jaoks oli kergem minna just kaalukirurgia keskuse teed, oligi see, et ma sain oma tavapärase elu ja selle kuidagi ühildada, et kuna mul on talviti selline tihedam periood, siis ma ei kasutanud kõige esimest võimalust, vaid ma saingi ise valida, nagu millal on mulle sobiv aeg minna. Ja siis me panime sinna paika, operatsioonipäeval ma tulin kohale, siis juhatati mind palatisse, siis oli veidike ootamist, aga keegi kogu aeg käis, midagi kogu aeg toimus, et ei olnud nagu väga hull või nagu väga pikk see ootamine, kuigi vist oli, ma ei tea, ma tulin hommikul ja mul oli vist lõunast või kuskil seal kandis oli operatsioon. Siis ma läksin operatsioonile, siis ma ärkasin ülesse. No see oli ma arvan, et kui ma just siia sõitis mõtlesin, et ilmselgelt pean nagu meenutama natukene, et mis aasta tagasi juhtus. Et siis ma mäletan seda, et mul rohkem nagu valusid ei olnud kui ainult ärgates. Et see oli ainukene kord, kus mul oli nagu valud. Ja siis ma elutasin juba tagasi palatisse ja öö möödus suhteliselt rahulikult ja järgmine päev ma sain juba koju, nii et selles mõttes... Et ikkagi kiiresti läks. Kiiresti, jah. Ja ma ütlen, et mul ei olnud nagu too hetk, vähemalt alguses küll ei olnud mingit probleeme ei valuga ega millegi muuga, et tundus just nagu kõik soovitused, mis mulle nagu anti, et need nagu tundusid toimivad. Et pigem lihtne selline protsess. Ma arvan, et ma olen üks nendest võib-olla õnnelikest, kellel see protsess ei olnud väga keeruline. Tead, mulle tundub, et ta ongi ikkagi pigem lihtsakohaline, kui patsientidega tagantjärgi rääkida ka, et kui ikka kuulata sõna ja järgida juhiseid, et seda aastamine läheb pigem nagu leebelt. Järgmine päev saadakse juba koju. Mis kodus juhtuma hakkas? Kuidas sa taastusid? Ma taastusin pigem hästi, et eks ma arvan, et see alguse periood võib-olla vaimselt oli kõige keerulisem. Mis raske? Ütleme, keha ja mõistuse tasakaal söögi osas. Et seal ma arvan, et minu jaoks see periood, need esimesed 2 nädalat oli selles mõttes keeruline, et mõistus ei saanud päris täpselt aru, et keha on muutunud ja et mul ei ole nagu vaja seda, mida mu pea tahab. Aga samas ma tulin ikkagi nagu teadlikult ja ma lõppkokkuvõttes loomulikult järgisin seda, mida ma pidin tegema ja ma arvan, et see kindlasti andis väga suure tõuke sellele, et pärast nii-öelda edu saavutada. Et ma ütleks, et kui ma tagasi nagu mõtlen, siis praegu ma veel mäletan seda, et need 2 nädalat alguses olid keerulised, aga järjest enam ta nagu kaob ära, et see edasine protsess tegelikult oli juba nagu sujuvam ja nagu meeldivam. Kõigepealt, mis operatsioon sulle üldse tehti? Seda ei rääkinudki? Mulle tehti minibypass. Ja see otsus tuli koostöös kirurgiga, ma saan aru? Jah, et ma ei näinud nagu põhjust oma tahtmise järgi või ma ikkagi usaldasin nagu kirurgi. Kui nüüd kodus mõistus ja keha omavahel sõbraks said, mina olen muidu kuulnud, et vitamiinid tulevad sina abiks, et kui sa hakkad võtma oma vitamiine, isud lähevad kontrolli alla, vitamiinid tulevad ju mängu 10 päeva peale lõikust, eks ju, ja et kuidagi see tasakaal ka loksub iseenesest paika. Jah, see ilmselt aitas natukene, minu jaoks oli hästi suur muutus seal peale seda 2 nädalat, kus sa said vähemalt mingit tekstuuri nagu toidule lisada. Said mäluda. Et mul just tekkiski sellega nagu plokk, et see pidi olema ka täiesti normaalne. Et süüa, siis selleks, et mu keha saaks aru, et ma söön, siis ma pean mäluma. Aga pärast läks juba oluliselt kergemaks ja see vitamiinide võtmine vist ka aitas veidi, et vähemalt tundsin, et ma neelan midagi. Kas uude toitumisharjumustega nagu harjumine või kohanemine oli lihtne? Ei olnud väga keeruline, ma ütleks. Alguses oli kõik suhteliselt ette antud ka sul lõppepere peal, et siis see aitas nagu kaasa. Ma arvan, et toitumisharjumustest kõige keerulisem oli ikkagi see, et sa ei joo ja ei söö koos. Ja sa harjud nagu sellega ära,
aga aeg-ajalt peab ikkagi endale meenutama. Aga üldiselt jah, kuna juhised olid suhteliselt selged, siis seal ei olnud väga suur probleem. Kas mingi miinuspool on ka dumping, juuste väljalangemine, midagi on veel sellist ka, kus on sihuke keerulisem koht? No see juuste väljalangemine on ikka keeruline ja mul oli seda ka, või tegelikult on siiani veidi, aga ma siin omaette analüüsin ka, et miks hästi palju nagu tuuakse seda ka välja, et oi, et ma ei tea, et kas ma tahan ikka minna sinna, et juuksed kõik kukuvad välja. Et ma arvan, et see on sellest, et vähemalt minu puhul, et juuksed olid nagu üks asi, mis olid nagu sellised nagu kõigil teistel, et sa said neid nagu kuidagi, sa said enda kuidagi isikupärane nendega välja tuua ja siis ma arvan, et see on nagu põhjus, miks mina näiteks oma juustest nagu nii kinni hoidsin, et enam nagu seda väga ei ole, et eks ta nagu meeldiv ei ole, aga küll kasvab tagasi. Nad kasvavad tagasi ja hei, sul on täiesti uus keha, no et peaaegu poole kergem, nii et... Aga dumpingut oli mul ka ja selle koha pealt ma ütleks pigem seda, et see on selline kasvatusmeetod, et kui sa ei järgi nagu kõike seda võib-olla, mida sa peaksid ja sa saad nii-öelda siis selle tagasiside, et siis ta õpetab sind. Et ikkagi oma keha kuulama peab. Ja see oli algusest, ma arvan, et üks raskemaid asju ka tegelikult, kui veel korra algusest räägime, et kui sa oled üle 30 aasta elanud nagu ühesuguse kehaga, su iga valu on teada või selles mõttes sa tunned oma keha, siis ma arvan, et see võib-olla oli üks selline veidram kogemus, et kus sa enam ei saa aru, mis asi või miks sul nagu ma ei tea, kas valutab või on ebamugav või mis iganes, et siis see oli selline, nagu ütleks, et huvitav kõrvalnäht, et kus tegelikult, kus see võttis aega, ma arvan, harjumiseks. Aga sa ikkagi õpid nagu tunnetama ja sa saad ju täiesti uue mao, et ilmselgelt. Oligi täiesti nagu arusaadav, aga see oli kuidagi selline võib-olla ootamatum asi, aga nüüd enam seda ei ole. Sa reisid väga palju, et kuidas nüüd toitumisega on, kas sa saad kõike süüa? Peaaegu kõike, et mõni asi võib tekitada dumpingut, rasvasem pigem ei ole mulle. Aga üldiselt ma saan kõike süüa. Et oled kohanenud. Mis kõige enam muutunud on? Söömisarvustus. Üleüldse, mis su elus nagu muutunud on? Neid muutusi on nagu palju, need on väikesed või sellised nagu, ma ei oskaks nüüd mingit sellist heureka hetke nagu tuua, et neid on nii tervise poolest, liikuda on loomulikult oluliselt kergem. Nagu sa ütlesid, ma käin välismaal, seal on palju liikumist ja seal on oluliselt mugavam ja kergem. Sporti on oluliselt kergem teha, kuigi mis sporti sa teed nüüd? Ma käin peamiselt ujumas ja jõusaalis. Oled sa aktiivsem kui varasemalt? Ma ütleks, et ma olen aktiivsem üleüldises mõttes, et ma käisin trennis ka varem, ma olen tegelikult terve elu trenni teinud, aga ta tuli ikkagi kuidagi varasemalt nagu raskemalt ja sellised perioodid olid nagu sees, et kus ma tegin perioodid ja ei teinud, siis nüüd see on kuidagi rohkem nagu sisse harjunud, aga ma ütleks, et kõige suurem vahe minu puhul on see, et ma üleüldiselt olen nagu liikuvam ja mul ei ole nagu enam väga seda, et pean ennast nüüd nagu püsti ajama, et see tuleb nagu kuidagi loomulikumalt. Aga neid muutujaid on nagu, välimus on tore, loomulikult. Riideid sai osta poest, palju selliseid mitte kaalulisi või selliseid asju on nagu tulnud. Näiteks? Ma just enne mõtlesin selle peale, et ma ei tea, reisid on kergem aine, et lennuks on kergem olla ka pikad perioodid ja nii edasi. Aga et on asju, mis on nagu ikkagi peas sellised, on nagu kinni jäänud, et kui sa istud plastmasstooli peale, et siis sa nagu ikkagi istud nagu veits ettevaatlikud. Siis mõtled, et tegelikult vist ei ole enam vaja. Aga on ju mõnus tunne, eks? Jah, on jah. Aga et üleüldiselt minu jaoks oli hästi oluline see, et mu elu oleks ikkagi nagu normaalne. Et see, loomulikult ma sain aru, et ma pean tegema nagu muudatusi, aga samas, et
et minu jaoks oli see üks suurimaid hirme, ma arvan, et nüüd mul on täiesti teistsugune, kõik on nagu muutunud, ma ei saa enam, ma ei tea, sõpradega söömas väga käia. Väga palju seda miskipärast arvestatakse, tõesti väga palju. Kas on siis nii muutunud? Ei ole. Tegelikult läheb elu täpselt samamoodi edasi, kas pole? No ta läheb jah täpselt, et see on otsuste küsimus, mõne jaoks tõenäoliselt toimibki see, et muudavadki oma elu kardinaalselt. Minu jaoks toimib oluliselt paremini see, et ma teen tervislikumaid valikeid ja nii edasi. Ma oluliselt rohkem kontrollin nii elustiili kui söömist kui kõike muud. Aga samas ma ikkagi elan normaalset elu, ma teen asju, mida ma tegin ka varem oma sõpradega, nii et see võib-olla veidi mugandatult. Kui nüüd võib-olla keegi kuulab ja vaatab ja mõtleb, et kas see raha ja kas see vaev, et kas see on seda väärt? Kas sinu jaoks oli või mis sa ütleksid? Jaa, kindlasti see on seda väärt. Ma arvan, et ta nõuab palju tööd su enda poolt, aga tegelikult see annab sulle nagu väga palju. Et see annab tihtipeale tagasi su tervise, see annab sulle paljuski su võib-olla elu tagasi, kes kuidas, aga ta annab kindlasti sulle väga hea enesetunde ja struktuuri su ellu võib-olla, aga ta annab palju rõõmuga. Võib-olla lihtsalt ongi, et vaja maha istuda, läbi mõelda kunas ja kuidas seda paika loksutada, et oleks enda jaoks mugav. Kindlasti jah, ja endale kindlasti kõige sobivam variant leida, aga minu puhul see kaalukirurgia keskusesse tulek sobis. Mulle väga meeldib, mulle meeldib, et ma juba alguses teadsin, et ma ei jää nagu peale seda operatsiooni üksi, et keegi ikka tuletab sulle meelde, et oleks aeg minna nüüd vereproove andma või et kas sa ikka oma vitamiine võtad, et see tugi nagu selle aasta jooksul, mis iganes toitumisnõustaja tugi, ka treeneri tugi, et need juba enne teades tegi selle kuidagi otsuse või tegi mind nagu julgemaks selle otsuse vastu võtta. Et patsiente me üksi ei jäta. Aitäh! Väga tore on olnud sinuga lobiseda, et tule ikka jälle ennast näitama. Et nüüd ma tunnen su ära ka, kui sa oksed sisse astud, et tõesti. Aitäh! Sära eredalt, Susanna! Aitäh!